Teate mis, mul on täielikult kõrini sellest, et rääkida igal neljapäeva õhtul siin mingist järjekordsest ülekeedetud hinnaga elektrikäkist või siis mõistliku hinnaga, aga ikkagi pesumasina nime kandvast uuest Hiina elektritsiibist. Kuna meie liberaalses maksuküürulises Eesti Vabariigis, aga kellegi uue auto ostmiseks enam nagunii raha ei ole, siis ma mõtlesin, et milleks mitte kiigata üle lombi ja vaadata, mida ameeriklased saavad ja mis raha eest ja vaadata, kas see tõesti mõjub meile surmavalt kõigest 3,5 minutiga. Tere tulemast taas kord kaasele oma Niceflix proovisõidule. Täna on teie ees uus Acura Integra. Integra eksisteeris Honda kaubamärgi all, leides aset oma sünniga 1986. aastal, eksisteerides 3. põlvkonna ja leides üles Vikatimehe 2006. aastal. Nüüd on ta tagasi Acura nime all ja kui te ei tea, siis Acura on Honda luksusmark ja tema kohtamine Eestis on sama tõenäoline kui kohata neitsid sünnitusosakonnas. Sellegi poolest põhineb uue põlvkonna Integra Honda Civic SI sportlikul USA mudelil, omades siiski disaini sarnasusi 3. põlvkonna Integrale, mis nägi ilmavalgust 1993. aastal. Tema laukpära disain 4-ukseline näeb eriti ilus ja voolujooneline välja ja pagasruumis on maagiliselt palju 740 liitrit, hoolimata sellest, et laadimisavand on üsnagi kõrge. Tagaistujatel on tänu suurenenud teljevahega võrreldes Civicuga palju jalaruumi, kuid pead sinna siiski ära ei mahu. Tagaistujate istumisala on ka kehvemate materjalidega kui ees ja ei saa sinna eraldi kliimapaneeli ega isegi õhuavasid mitte. Saadaval on ta automaatkäigukastiga kui ka 6-käigulise manuaalkäigukastiga ja põhandal sama mootor, mis Civic SI mudelil, et 2-liitrine turboga ülelaetud bensiinimootor 4 silindriga ja 200 hobujõulisena. Interiöör on ka üsnagi sarnane Civicule, tegelikult on Civicus seal olemas vaid rool ja kliimapaneel, ülejäänud on ikkagi Acura looming. Ja erinevalt Civic SI mudelist on tal palju parem varustus, nimelt on tal olemas istmesoojendused, mälufunktsiooniga juhiste ja kõrvaliste elektrilised istmed, kõik asjad, mida ei ole Civic SI mudelil ja muidugi on tal olemas 16 kõlariga helisüsteem, Alcantarast, punasest nahkistmed või muid toone on ka võimalik saada. Ja 7-tolline multimeediasüsteem, kuid paremas varustuses 9-tolline ja olemas seal Android Auto Apple CarPlay ühendusvõimelised juhtmevabalt, kuid navigatsioonisüsteemi, mis oleks sisse ehitatud, talle ei saagi. Ja lisaks on see süsteem ka natukene algeline ja digitaalne näidikupaneel on tal olemas ainult ühes vaates. Uskuge või ärge uskuge, aga tema hind algab visuäratavalt $33,000, olles 9,000 kallim kui Honda Civic Ameerikas ja 5,000 kallim kui Honda Accord, mis Ameerika turul endiselt eksisteerib. Seega tõepoolest mõjub selline vaatemäng surmavalt, kui te just ei hakka ujuma Ameerika poole või panema oma maja ja kõik elu jooksul teenitud panti, et tunda elus kordki rõõmu ja osta endale uus Integra kuidagi mingilgi moel. Selline oli sellekordne Niceflix proovisõit ja kohtumine juba nädala pärast sellist kohtumiseni ja liigel kõige turvaliselt.